Tallinnites just sisenes stuudiosse legendaarsele hea muusika ekspressliinile Tallinn Express ja naised saunas räägivad, et tänane pidu tuleb üks legendaarsemaid ja kõvemaid teksüritusi ja mis muud kui let's have some tex. Las Vegas in my head, tattoo on my mind. Black brick wall slide. Past your Meie peaesinejad, Rulers of the Deep, tutvustage palun ennast. Tere, mina olen Meelis Meri. Ja mina Peep Julm. Kuidas üldse sai alguse Eesti elektrooniline muusika? Lükkama panev jõud oli infopuudus ja janu hea muusika järgi. See oli umbes 92-93 aastal. Mina alustasin kohe breakbeat ja techno ja house. Mina alguses tulin hoopiski läbi hip-hopi. I keep saying to myself that I'm better without you. That was tricky, but it fit. Didn't have to look at you. Why keep pushing me around? Why don't you get it? Tänapäeval DJ on juba artist, ei ole ainult lugude valija. Hea DJ on see, kes oskab rahvaga tööd teha ja ei alahinda publikut. Ma ei ole tegelikult ennast kunagi DJ-ks pidanud, aga eks ma vist olen jah. Pigem nagu tegelikult produtsent ja muusik. Mina tahtsin väiksena saada raadiosse tööle. See oli mu eluunistus. Ma tsiteerin Koit Raudsepa, et me oleme pikamajooksed, me ei ole sprinterid. Et me ei raamelda, me laseme inimestel tajuda seda asja aeglaselt ja hästi. Mis on see, mis viib edasi ja annab inspiratsiooni? Aga muusika ise kõnetab ja loomulikult see energiavahetus, see voog, mis toimub siis nagu nii-öelda DJ-de ja publiku vahel, et see on see, mis nii-öelda hoiab endiselt kõik selle elusa meie jaoks ja see on see, mille pärast me seda teeme. Teen lihtsalt niisama koguda muusikat, vaid ka vahendada seda, et see on ilmselt olnud see ajend, miks me mõlemad oleme jõudnud siia, kus me oleme. Ma arvan, et Eesti muusika jõuab väga kaugele. Ma olen kindel, et Eestil on välja kujunenud oma sound. Mis on nagu hea loomingulise koostöö eelduseks, et kuidas üldse toimib see protsess? Ma arvan, et iga kellelgi on väga piirid ees, siis ei saa nagu asju koos teha. Jah, ma üldiselt olen Meelisega väga nõus. Kui artist on nõus minema välja oma mugavustsoonist, siis üldreeglina see tähendab automaatselt seda, et on võimalik jõuda nagu ühiste lähtekohtadeni avatud meel, et see on väga oluline. Miks te arvate, et stuudio on just see koht, kui inimesed peaksid tulema ja miks on saanud nii populaarseks kohaks inimeste jaoks? See on kindlasti müriaad erinevatest aspektidest, mille koosmõjul see edu on tulnud. Üks väga kindel põhjus on see, et siin on super hea heli. Teiseks on siin väga mõnus õdus, ei ole üle pakutud millegagi, ei ole väga glamour või mida iganes. Klubi stuudio on nagu pisikene kodu, sa tuled siia ja sa tunned, et
Jah, ma tean, miks ma tulin siia. Antud ajahetkel, mil kogu maailmas see muusika äriline pool on väga drastiliselt muutunud, on isegi suhteliselt mõttetu seada endale mingisuguseid eesmärke, et palju olulisem on nautida seda protsessi, mida me siin stuudios ja oma pidudega kahtlemata teeme ja muusika loomist me endiselt naudime ja sellel lainelt tuleb edasi minna. Praegu hetkel ma tunnen ennast väga hästi selles hetkes. Me ei ole nagu need kibestunud vanamehed, vaid meil pigem nagu just tahaksime nagu aidata seda, keda me näeme, kellel nagu potentsiaali. Ja lõpetuseks, kas muusika päästab maailma? Oi, kes seda teab? Võimalik. Mine tea. Soovime teile ainult edu ja aitäh. Meiega oli Rulers of the Deep ja Tallinn Nights.